Veego.ee autoloosis osaleda. Haip. No nii, tere sõbrad. Oleme siin Bremsi ägedas garaažikompleksis. Täna teeme väikse väljasõidu Tartusse, kuna meil oli Instas väike poll, et kas me toome E92 teiliks või siis me peame ehitama ühe E46 talvedriftika. Me leidsime Tartust ühe väga ägeda 328, see on Saksamaalt toodud, peaks väga sille olema. Siim on kohe treilaga siin ja lähme Tartu poole. Oota, aga kui sa talvedriftikat ehitad 2,8 liitrisest? See sitt kaalub ju liiga palju. Tartus kohal. Tauf autos oleme. Siin on väga palju ilusid pille. Ütles 2-3 või? See on ju veel räpasem pask. Üks ilus maasikas on seal ka. Ega tegelikult me väga ei tea, mida me ostma tulime. Seda me näeme, et aku on tühi, booster on kaasas. Kuule, aga pill on juba treila peal ja ma oleks võinud selle lihtsalt siis ju järgi panna. Tere. Tulime midagi ägedat vaatama. Tundub. Meil tuleb vähe suurem projekt sellega vist. Ma saan aru, et... Silepill või? Toid selle pilli alles või? Ma vaatan, et karbid on ju täitsa ilusad ja no sumpa on väga vinge. Ja stange on nagu väits eesmärgi päraselt kasutatud kuskil, ma vaatan. Samal, jah. No. Silepill. See tuleb maha, õnneks ei ole hullu midagi. Oho. Ma loodan, et nad neid stangesid ja asju. Türa, ma tahan endale seda. Chat, me peame võitma selle. Kuidas ma saan osaleda? Ma tahan endale. Tutikad tuled kaasas. Karsvit Kaspar, hoopis Karsvit Veego. E46, 2,5 bensukas ja siin on igast ägedaid asju tehtud. Nagu see on nii räige küna, et ma tahan endale seda. Kuna julmalt toodab sooja, siis on võred silliga kinni, õhk liigub sisse-välja. Külje peale lähme M3, ehk tegelikult on üldse M3, tuleb välja. M3 lambist. Salong, juppe täis, kõik on tuuning, Need for Speed ja värki. Ja nüüd tuleb põhiasi, Deep, Downforce, Big, Double Exhaust Pipes. No türa, see näeb suht litt välja ju tegelikult, ei või? Türa, ma ei tea, ma küll repiks seda Bemmi normilt. Mida vittu? Mida te ajate, türa? See on jumala timpill ju. Double Exhaust Pipes. Türa, mida vittu? Fire. More Downforce, võred, asjad. Tagurluskaamera E46-l. Näed, kuhu tagurdad. Kellad on sinised kellade peal. Tippkiirus 300 km tunnis. Väidetavalt töötab välja. Mida ma just nägin praegu? 3 sotti või? Väidetavalt jookseb välja. Üks huvitav asi on veel. Kuna see on nii kuri pill, siis on ka silmad kurjad. Igaks juhuks mainime ära, et võib näha välja nagu Emeksi kaup. Ja me ütlesime, et see pill läheb loosi. Me täitsa anname selle inimestele ära, võitjale. Aga Davai, kuradi putsi. Palju see sitt maksis? Just on ütle ära, palju see küna maksis. Tegelikult me ehitame tast väga ilusa asja, et siit tuleb kindlasti järjest ära hakka mulle mingit paska ajama. Seeriat või? No kindlasti, me juba tegelikult Stansi omanikuga Jussiga rääksime. Juss oli väga avatud mõttel, et ta annab meile igast juppe, paneme siia kindlasti uued istmed, uue rooli, paneme hüdro sisse, teeme ta sellise setup, et sellega saab minna jäärajale sõitma, kindlasti saab minna sellega talvedrifti võistlustele, kus iganes hing ihkab. Me teeme tast kindlasti sellise auto, et sa saad... Ära aja sitta 2,5. Narkar oled või? Praegu ta näeb veits kehva välja. Mitte sa ei saa sellega lihtsalt sõita, saad seda nautida. Ja nagu kes vaatab meie podcasti Kütsi peatus, siis Randalu ütles, et tuleb alustada drifti. Mine jäärajale. Ja siit varsti tuleb siuke pill, millega keegi saab alustada oma drifti karjääri. Võib-olla me toome uue Eesti drifti tipu kuskilt välja. No peab tooma. Hommikul... Mis mõttes toob välja? Ma olen siin samas istun praegu ju. Ma olen siin! Me valetasime, et me arvasime, et see on 328 tegelikult, kui me tulime ostma. Ta on 2,3 mootor, aga tegelikult see on 2,5. Selles mõttes me saame teda chippida nii, et ta ikkagi tuleb sinna 140 kilovatti juurde välja. Aga 2,3-sel on natuke väiksem kolb, aga seal pole hullu. See tuleb kõige kiirem asi üldse. Küll me leiame mingi venna, kes paneb ta paukuma, teeb chippi ära. Kurat, siin on... See on küll väga vale mõõduga oma siin. Siin on tuunikut. Siin on väga tuunik tehtud. Ja, eks me siin on
ideaalselt. Võtame ära. Davai. Pops and Bangs. Praegu on ikka väga mingi misfire seal. Selles suhtes just on, kui sa oled siin, siis ma tahan neid stangesid saada ja seda tagatiiba ja selle küna võite endale jätta. Ole veits veel. Veel. Kuradi uus aasta oli seal mootoris praegu. Mis teed nendega või? Ei no praegu need ei ole sittagi väärt, eks ole. 10 aasta pärast. Oi vittu või? Noh, mis on ikka siis? Aitäh. Kõik läbi. Lähme siis nautima ehitust. Lähme Tallinnasse tagasi. No nii, oleme otsaga garaaži jõudnud. Kuna pill on pikalt seisnud Saksamaal hoovis, ma arvan esimesena võtame poolid maha ja proovime ta üldse käima saada. Ja kui vaatame, et motoga on kõik hästi, siis toimetame edasi. Võtame lahti ja märg on küll siin. Vops. No, siin on esimene probleem, ma arvan. Esimene misfire. Õnneks meil poole on ja see 46 on igal pool on juppe, nii et ma arvan, ei ole üldse hullu. See ei ole üldse hullu. Ma natuke ennetasin probleemi ka, ma võtsin 3 pooli kaasa ka. Aga noh, siit on juba näha, et 2 on täiesti läbi vettinud, et vaatame. Teeme kõigepealt kuivaks, äkki need töötavad. Ei, muidugi. Kõik on märjad. Ei, no see ei ole midagi. See ei ole häda midagi. Täiesti läbi vettinud. No ainult vesi, mis siin on, ma arvan, et siit on see kate on puud olnud, vaata. Ja kõik vesi, kus see on vahel, ma arvan, see on, kuna siin on augud sees, vaata. See vesi ikkagi voolab siit läbi ja otse poolide peale. See kabo ümber on nagu ta on. Vihma sajab, siis tuleb vesi sisse. Kindlasti. Mis rätikuga? Sita paberiga puhtaks ja tagasi, kurat. Karteri tuulutuse süsteem on kõik vaja korda teha või üldse pimedaks panna. Ma tean, et paljudes kohtades pannakse see üldse pimedaks. Siit on ka näha, et ega need tavaliselt need kõik on nii muredad juba need voljad, et no siin on ka mingi tuuning on juba tehtud, et see originaalvoolik kindlasti siin ei ole. Pluss kui siit sisse lased ka vaadata, siis see on täiesti vale moto oma. See on siit alt nii kokku paindunud, et siit ega vist üldse õhk läbi enam ei käi. Aga see on 46 easy fix ja kõik jupid on õnneks mingi 10-20 euri, nii et ei ole hullu midagi. No laseme puhtaks või? Proovime. Nii, puhastasin poolid ära. Panen boosteri peale, paneme käima, vaatame, kas lahendas probleemi või mitte. Kui lahendad, siis otsime edasi. Siim äkki paned võtit või? No, ikka panen. Kui kõik võtid käivad, siis on juba hästi ja ega siis rohkem ei olegi. Oota võit. Parem kui enda. Ei ole. Pane korra käima, ma hakkan järjest tõmbama, vaatan, mis pool on katki. Idekas. Ei tee midagi. Ära tagasi panegi. Korra kuule. 4 bitti ei tööta praegu. Ma vahetame 3 ära, ta võiks juba paremini käima hakkama, vaata see on täitsa nagu... Jumala vägevad paugud. Mulle väga meeldivad need paugud, nagu uus aasta. Okei. Lõpus ja esimene või? Jah, minust siin vahel ei kõik. Stange ette ülevaatusel muidugi, aga siin tundub juba päris hea. Kutid, keegi teab, kes mustalt teeb või? Keegi teab, kes mustalt ära teeks või? Aga vahetame vahet ei ole, need 3 ära. Numbrid, keegi on kunagi hea number tanud. Esimene 4 sai liitus. No vahet ei ole, mul on 3 tükki nagu nii, me saame need 3 ära vahetada, mis lahti on. Ma olen toona autost need ära. Prems, kas sulle meeldivad siuksed projektid või? Ei. Talle tegelikult meeldivad, ausalt. Vaata. Üliõnnelik. Laupäeva õhtu tahaks saanud perega kodus olla. Me ütlesime, toome Veega kohe projektid, super, ma juba tahan tulla garaaži. No siin on
ilmselgelt Sumpale sert on olemas või? Kollase kiivri poisid. Kui sumpa sert on olemas, siis on ÜV ka olemas. Me paneme ikkagi kogu hinge siia projekti. Sa töötad ÜV punktis. Nii, kas Tartus küsimärk? Vaatame, et klassi ilusti teha. Muidu nad teeksid üle perse seda muidu. Kilekotiga veits jutte. Tegelikult me käisime siuksest kohast nagu Westhouse Customs käisime läbi. Me teadsime, et Luhakivel kindlasti on seal mõni pool üle, et vähemalt saab testida. Siin on mingi kena aretis või? See on chipbox. Chipbox või? Ma räägin sulle. No räägi. See on niimoodi. Nagu voolu taga ei ole, aga kui sa keerad need omavahel risti ja siis keerad selle omavahel risti, see on mingi pluss 15 seppa. See on suurt aus. Aga kui teistpidi keerad, siis saad kilovatte. Oleneb, kus vaja on. Kiirelt targemaks ei saanud, peab hakkama vähe süvitsi minema sellega. No muidugi ilmselt, ega need poolid võivad ka katki olla, me võtsime mingi suvaliselt praegu riiulist, et ei tea. Persis on või? Ei ole midagi hullu. Ei ole jah? Käis ilusti. Siuke huvitav on naeratud. Kaks bitti käib, nii et ei ole hullu midagi. Aga praegu on muutunud midagi või? Üks asi on muidugi veel. No siin praegu me teame, et kütus on vaata, sest märed olid. Ehk siis ainuke asi on, et sadet ei ole ja siis arvatavasti ikka on mingid. Kuigi praegu ei ole see, et esimesed 2 töötasid ja need on need 2, mis me ennem nagu võtsime välja, ehk siis kõik need 4, mis need 3 ka justkui ei tööta siis. Aga ennem see ei töötanud. Nüüd läks seda käima. Ja, sest ma panin selle pooli siia vaata, ehk siis ongi pooli asi poolis. Võib-olla need kõik kui me praegu tõstame, me võime lihtsalt teha testi, tõstame need 2 omavahel ümber. Ja siis me teame, et on asi poolis ja ei olegi ju rohkem mingit ongelmad, jah. Seis on hea, auto on Tallinnas. Auto on garaažis, tõstab üles, pidi jääma alt väga ilus, Saksamaalt tulnud. Kõigepealt ta pidi hea, moto pidi ka hea olema. Moto ongi hea lihtsalt. Saksast meile saadeti video, kus mootor käis, aga ma arvan, tegelikult ei ole midagi hullu. Ma arvan, transpordiga on lihtsalt see poolid saba andnud, nad olid nii vett täis. Paneme uued poolid, ma arvan, küll me ta käima saame. Ei no käib, lihtsalt mitte nii nagu peaks. 2 bitti pealt. Jah, nüüd vaatame alla ja vaatame, kui ilus ta alt on. Üks asi, mida ilus vaadata, et kui sa Saksamaalt auto tood, no 0 roostet ju. Mõttes on 98 aasta pilve. Näiteks võrreldes minu enda Driftiga isegi see on täiesti läbi roostetanud. Land just subscribed. Tere Twitch anniversary. Vaatasid sumpsid 3 pütti lihtsalt, mida vittu. Aga jube puhas on ikka, kui sa Saksast pilli tood, no jube puhas. Sumpa aretus on ka väga kihvt. Meil on nüüd, kui me seda stanget tahme korda teha, siis meil on väga raske ju siia mingit asendust leida, kui me sumpa tahame samamoodi jätta. Tegelikult see on tuus. Muidugi. Ma ei tea ühtegi 46, millel tuleb keskelt 2 toru. Ma ei ole ka näinud. No variant on see, et me laseme lihtsalt kellelgi laseme stange korda teha. Me muidugi mõtlesime Siimuga, et äkki kuna ta jääb drifti villiks, siis äkki need kohad nagu tead seda pistet teha üle vaata, nagu tehakse. Kas siin ei ole teist roostet seal autol? Ütlen, ma ei ole kunagi näinud nii ilusat 46 pakket. Nagu täiesti, no tasub ikka Saksast tuua. Kui tahad head tuurikut, siis too Saksast kere ja vaheta kas või moto ära. Too kas või 1 kuus. Tahan nii tunnel, et see on nagu uus aasta. Täiesti tutikad. Mis see järeldus on siis? Et käima on vaja saada normaalselt, siis saab asja. No ilus on vaadata, ütleme niimoodi. Eks see ühe talvega Eestis oleks nii nagu kõik rõõbad, aga vähemalt praegu on nagu tavaline asi on ka see, et ma arvan, see poiss on kindlasti seda, kes iganes omanik oli, on seda autot hästi hooldanud. Skardani vahemuff on uus pandud. Tavaliselt see kasti tagasimmer alati lekib. Siin nagu lekkeid põhimõtteliselt ei, noh, väga minimaalselt. Kasti alt veits on, aga see on karteri tihend lekib natukene, aga see on tavaline. Aga Eestis on see ainult pluss, kui natuke lekib. Siis ei hakka roostetama. Ei, ma arvan, ei ole hullu midagi. Pealt tuleb see on ainult pluss, kui lekib. Väga õige jutt. Pennimehe jutt on see. No igal juhul, tõime auto ära, vaatasime üle põhjalt, väga soliidne.
motoga ja ütleme, kui me peame ta kindlasti puhtaks pesema ja väga palju asju ma siin üldse kokku panna. Siin juhtmed on kõik kuidagi, ma ei tea, täiesti sassis. Viska see moto nahhui sealt vahelt. Siin on 4 pütti hetkel ei tööta, ilmselt on poolid katki. Et tellime need uued, paneme, komplekteerime auto ära, teeme tal ülevaatuse peale ja siis saame juba ehitusega edasi minna. Ja üks asi veel. No türa tagant näeb see küll ikka. Türa tagant näeb küll. Türa see näeb ikka kõva välja. No mine putsi ausalt. Mina nagu, ma ütlen ausalt, ma päriselt ka, ma sõidaks iga päev siuksega. Türa, no putsina. Vittu raisk. Ja vot sellisega see Tartu linnapea sõidabki. See auto... See on nii kaunis lätikas, et no türa sa ei saa ju ei öelda sellele. Ei jää veegole. Kuna me oleme sellel aastal juba väga palju motorsporti toetanud, seda me tahame kindlasti ka tulevikus teha, siis nagu te nägite, meil Instagramis oli väike küsitlus. Inimesed tahtsid, et me ehitaks E46 talvedriftika. Ja nüüd me tõime selle tooriku ära, meil on sellega väga palju tööd, aga selle auto sa võid endale võita. Kui sa paned kuulutus ülesse, siis peale kuulutuse panemist ilmub väike pop-up, kus sa saad vajutada jahi peale, siis sa osaled loosis ja võid võita selle auto endale. Nii et olge kursis ja vaadake me järgmisi videoid. Türa küll. Putsi raisk. Mis chance on, et me võidame selle? Kuule, paneme selle kompsi müüki. Siis nagu ta ja siis äkki võidame, tõmbame kompsi ka müügist ära. Kuule, siis mul on 2 rimakat. See on ju eriti maru. 2 rimakat on ikka parem kui 1 rimakas ju. Ma ei töögi. nägite, meil Instagramis oli väike küsitlus. Inimesed tahtsid, et me ehitaks E46 talvedriftika. Ja nüüd me tõime selle tooriku ära. Ei no türa, ma ei tea, see tagant näeb ikka vittu säge välja, Imo. Ei või? Nagu türa, see on nii maru lätikas lihtsalt. See on nii nice lätikas minu meelest. Nagu Imo see on idekas. Nagu reaalselt Imo see on idekas.